Täna me läheme Gamerlandi mängima. Gamerland on Eesti kõige suurem Minecrafti server ja mina olen seal omanik, aga sellepärast, et me oleme nii laheda asja loonud, ei taha ma kindlasti ilma jääda. Seega tegin endale teise accoundi ning hakkasin mängima. Ütlen kohe ära, et enamuse videost ma lihtsalt närreidin, kuidas ma puitu lõhun. Ei, aga jaa, puit sai lõhutud, ma leidsin väikse nokku ja siis tuli alert, et airdrop on ländinud. Ma teadsin, et airdropides võivad olla väga head asjad sees, seega ma läksin kohe teele. Serveris igas airdropis on mingisugune custom item, seega on väärt minna nendele. Päike hakkas juba välja tulema ja ma kartsin, et keegi teine on must jõudnud ette. Järsku tuli mul renderisse name tagid ja ma läksin kohe vaatama. Ma sain kõige halvema airdropi, mis üldse põhimõtteliselt võimalik. Kõige halvem airdrop. Just sealt samast ma leidsin väikse maja, mis ei olnud kõige parem. Ja natuke saa pärast ma proovisin teha natukene toole, mis oli väga raske. Kiired stone toolid. Siis ma tegin väikse rännaku tagasi spooni, kasutasin enda shovelit selleks, et saada räigelt dirti, mida pärast müüa maha. Siis ma mõtlesin, et ma voudin ka, sest et sealt saab ka väga palju punkte. Siis ma kohtusin esimese kaevandusega. Pärast väga intensiivset kaevandamist ja söömist. Ma just rekordin seda, kuidas ma mängin. Aga tegelikult, nagu kui aus olla, siis siuke mugav on. Siuke väga rahustav. Keegi on siin käinud juba ka. Ma põhimõtteliselt rääkisin siin sellest, et väga tore on mängida Minecrafti, mitte arendada. Seega jah, peale natuke puhkamist tegin ma endale väikse armori ja muidugi asusin tagasi maa peale. Sain enda esimese killi, tundsin ennast väga hästi, leidsin isegi põssa ja sain esimest korda süüa. Ja siin on kullamüüja. Leidsin ühe venna, kes müüb ja ostab kullast asju ühesõnaga. Ja ma hakkasin küsima siis koordinaatide kohta. Et mul oli vaja koordinaate, kus ühed vennad mingi ostavad asju seega. Ja muidugi mina need koordinaadid ka saan, sest et ma olen ikkagi ju kuulus mees. Läksin spooni ja astusin teele. Pärast mitte nii pikka otsimist leidsin ma selle kohe üles. Nii. David, Glass Payne. Tere tulemast Woodburisse. Siin on umbes 4 NPC-d, kes müüvad ja ostavad igasuguseid asju ja mina isiklikult siin müüsin sellele ilusale naisele mul paar lille. Vaatasin, mis müügiks on, vaatasin kiirelt palju punkte mul on ja ma saaks selle shoveli osta. Seda shovelit ma ei ostud, selle asemel ostsin ma natuken rohkem seemneid. Tegelikult tahaks leida stringi. Stringi oli mul vaja selleks, et ma saaksin teha fishing rod'i, et hakata kiiresti kala püüdma. See oli praegu ainuke viis, kuidas ma toitu saan. Ei kusagilt lendas järsku välja härra Virsik. Ta tõi mulle diamondeid. Oi, vend toob mulle. Kalastades sain ma endale sadula. Või noh, mitte mina ei saanud seda endale, vaid ma sain selle enda tulevasele hobusele. Panen siia oma homi. Nimelt mu plaan oli see, et ma panen igasse POI-sse või noh, regionisse enda homi, seega ma saan ükskõik kust teleportida sinna, kui on vaja. Ma hakkasin otsima kohe uut POI-d, kus on narkomanid. Hang on. Ma teadsin täpselt, kus see POI on, sest et jällegi teised andsid mulle koordinaadid, aga kahjuks me pidime minema üle jõe selleks, et sinna saada, seega hobune pidi praegu auku jääma. Leidsin kohe üles, panin homi ja kogemata tapsin ühe süütu isiku ära. Mul on vaja hakata meth. Oh my god, Ma vist tean, kuidas teha meth. Ma siin juba enda silmes nägin, kuidas ma olen järgmine Walter White ja ma teenin miljoneid methi tehes. Ma pulli pärast ostsin Chrisilt väikse shroom'i, sõin ära selle ja mainisin natukene. Müüsin sellele naisele natukene veel lilli ja oligi kõik. Ühesõnaga õhtul tulin ma tagasi serverisse ja ma panin ka streamima, seega ma rääkisin ka siin. Minu plaan alguses raha teenimiseks oli müüa flowering azaleiasid ja spore blossomeid. Woodburis on üks naine, kes neid ostab ning sellega saab päris head profitit. Aga siis, kui ma proovisin neid müüa, tuli paar takistust. No pea küll, no. Ja nad ei viitsi linna minna uuesti. Mees, why the fuck see vend tapab mind? Vai see vend tuli tapma?
10 minuti pärast hakkab. Mis kell on? Ma ei saa inimestest aru, miks inimesed tapavad. Medtech on Gamerlandis üks ametlikest tiimidest ja millegipärast nad kogu aeg tapavad mind. See on juba teine kord. Ja mul on 10 kilopunkte. See näeb suht õudne. Palju custom item maksis? 25 000 või? Henk on seda ka. Oh, see on spawn kill. Siis minu meeskonnakaaslased otsustasid mulle anda väga palju enda asju ja jah. Jah. Kus teed? Okei. Popsee. Siis enda kaitsmiseks ma tahtsin minna ja osta Golden Apple'eid. Vent tuli peksma. Miks see vent Nüüd peksma ma- tuli mind? Ta läks ära jaa, aga nagu see vent tuli mind lööma. Mul on nii suur eelis ju. See on nii lahe. Saad selle üle üles. See koolid toona. Ei, tõmmast. Oleks ta sinna või? Mul ei ole asja tulla. Ma ei saa tulla. Mis mu... Mees, see vend lege tappis mu ära. What